Ja siis ma jõudsingi sellise nähtuseni, mille ma nimetasin spetsialisti lõksuks, mis tähendab seda, et praktiliselt 99% mõne erandiga võib-olla juhtidest, kes täna juhid on, olid mingil hetkel selle valdkonna tippspetsialistid. Nad said erinevatel põhjustel juhtideks ja tihtilugu peale juhiks saamist erilist väljaõpet tegelikult nad juhina ei saanud. Nad pidid hakkama ise leiutama, mis on oluline, mis ei ole oluline, mida pakkuda, kuidas neid asju teha, aga jama on selles, et see spetsialistitöö nõudis kah oma ja valdav osa nende fookusest ja energiast läks jätkuvalt ikkagi sellele valdkonnaga seotud tegevustele. Ja nad eeldasid, et võib-olla siis need inimesed, kellega ma nüüd koos töötan, saavad ise hakkama, nad on sama pühendunud, nagu mina varem olin. Aga jama ongi selles, et see töötajate pool üha rohkem tundis seda, et juhi jaoks päriselt oluline paistab olevat jätkuvalt see valdkond, numbrid, tähtajad, projektid ja kõik see, mis puudutab meeskonnatööd, motiveerimist, tagasisidestamist, kõik need asjad, mida see Y-põlvkond tegelikult vajab töökeskkonnas, see jäi täiesti teisejärguliseks. Kuni selleni välja, et sa mõnikord avastad, et see on justkui juhile selline ebamugav kohustus. Arenguvestlused näiteks, kõige parem näide üldse. Kui paljud inimesed ütlevad, et juhid võiks neid arenguvestluseid rohkem teha. Aga juhtide jaoks sageli on see, et ma teen aastas korra ära, et saan linnukese kirja. Hiljuti üks juht ütles näiteks, et ma hakkasin arenguvestluseid tegema e-maili teel. Kuidas sa teed seda? Jumala lihtne. Personalijuht saadab mulle vormi, mina saadan selle kõikidele töötajatele, töötajad täidavad oma kastid ära, saadavad mulle tagasi, mina täidan oma kastid ära, prindin välja, panen allkirja alla, annan personalijuhile, aasta aega rahumajas, saab päris tööga tegeleda. Siis mõtled, et töötajatele sobib see või? Muidugi sobib. Küsisin nende käest, on teil vaja neid siis? Ja kõik ütlesid, kui sul ei ole vaja, no mul ka ei ole vaja siis. Saamegi tööd teha. Ja põhimõtteliselt selline paratamatu tagajärg ongi see, et hakkab tekkima psühholoogiline barjäär. Keegi sellest otseselt ei räägi, tekivad elevandid, töötajad tunnevad, et võib-olla juht ei huvita, juhid tunnevad, et töötajatel kuidagi hakkab see motivatsioon natukene kaduma, mis värk on. Ja värk ongi tegelikult selles, et kommunikatsioonihäire on. Et juht eeldab võib-olla liiga palju ja töötajad tunnevad, et kuna juht oma tähelepanu hoiab rohkem nii-öelda tema jaoks olulistel asjadel ja eeldab, et kõik see, mis on tema jaoks tähtis, on ka meie jaoks tähtis, aga tihtilugu töötajad tunnevad, et ei, et see, kuidas muidu sina oma ettevõtet ja meeskonda juhid, et see on sinu mure, mina tulin siia tööle, see on minu mure, sellega on kõik korras ja juhi nüüd, näita nüüd, kuidas moodi sa paned meid nende ühiste eesmärkide nimel pingutama.